Mul tekkis hea võimalus teha koostööd SEB pangaga ja nemad tutvustasid mulle seda rakendust. Ja kuna ma väga hoolin meie keskkonnas, meie planeedist, siis loomulikult ma olin kohe huvitatud ja tahtsin proovida seda. Minu süsiniku jalajälg oli suhteliselt madal. Nüüd aasta aega hiljem ma tegin uuesti selle testi läbi, mis nad seal pakuvad ja tegelikult see jalajälje number on natukene kasvanud. Ma arvan ise, et see on seotud sellega, et ma olen selle aasta jooksul ühe korra reisinud ja kasutasin lennukit. Et see lennuki valik reisitranspordina, siis tegelikult tõstab seda süsiniku jalajälge päris märgatavalt. Aga siiski väga positiivselt, sellepärast et see pani mind mõtlema, et kui palju tasub lennukiga sõita. No ainuüksi selle rakenduse testi läbitegemine tegelikult annab sulle nagu vihjeid ja mõtteid, et mida tasub märgata igapäevaselt selle nimel, et keskkonnasäästlikumalt elada. Et see panigi nagu mõtlema ja natuke analüüsima, et kas ma pean ikkagist iga nädal näiteks liha sööma. Iga nädal, ma saan aru, aga mitu korda siis näiteks kas või nädalas ja kas millist liha ja nii edasi. Näiteks see on toiduga seotud. Aga seal on erinevad valdkonnad ja igat valdkonnas me saame tegelikult teha väikseid muudatusi. Kõige kasulikum on teha kindlasti see MyFoodPrindi rakenduse test ära. See juba annab hästi palju mõtteainet, aga seal on ka toredad väljakutsed. Et näiteks ma võtsin sellise väljakutse nagu minu aed ja ma saan selle abil siis luua keskkonnasõbralikuma aia ja samas seal oli näiteks, et sa saad teha linnukestele mingi väikse basseini, aga sellised väiksed challenge'id, väiksed väljakutsed juba kas või neid scrollides ja vaadates, sa ei peagi neid otseselt tegema, aga sa saad juba mõtteid, et mida selle nimel teha, et keskkonnasäästlikumalt elada. No mina usun, et see mõju laiemalt võiks olla väga positiivne, kui igaüks võtab lihtsalt selle väikse hetke, läheb selle rakenduse alla, see on tasuta ja teeb selle testi ära, see võtab mingi 3 minutit aega umbes, ma vaatasin, kui kaua see võtab aega ja see on natuke isegi lõbus ja ainuüksi selle testi tegemisel sa saad juba omale mõtteid ja võib-olla hakkad nagu lihtsalt igapäevaselt märkama oma valikuid. Et ma arvan, selle mõju keskkonnale võiks olla väga positiivne. Kui me igaüks teeme väikeseid muudatusi, siis tegelikult see muudatus on väga suur.